Relvahuviline, kes on sidehuviline, kes on plakatihuviline, kes on kõige laiemas plaanis ajaloohuviline. Veel mõned kuud tagasi asus selles ruumis kingapood. Nüüdseks on siin oma koha leidnud Eesti Sõjamuuseumi väljapanek. Sambla ja kõik selle olete kust toonud kilekotide viisi? Ütleme nii, et selle üks Nõmme elanik annetas ja palus annetuse juures veel kindlasti, et me ei lubaks linnavõimul ühineda Maarduga ja vabadussõja tulemust seetõttu väärata. Sambla segust leiame ka meesmannekeeni kuulipilduja käes. On tal nimi ka praegu? Praegu mehel veel nimesid ei ole, aga ma arvan, et me homseks paneme neile nimed, jah. Et oletame, et tema nimi on näiteks... Oletame, tema nimi on Richard. Öösel, kui inimene tuleb või läheb ööklubisse või reivima või midagi sellist tegema, et siis ta siit mööda minnes saab just nimelt ilma vaevata, eks ole, endale huvipakkuva aspekti ja võib selle üle hilisemas elus mõtelda, mis see vabadussõda oli, miks me väidame, et see vabadussõda oli põhiline. Tähelepanu väljapanek tõesti äratab, seda ka juhuslikult mööduvas Lord Carlisle'is, kes on suur estofiil ja tõlkinud omajagu raamatuid eesti keelest inglise keelde. Vabadussõja vaateakene Window of Opportunity. It's okay. Can you lie down on museum? I'm fascinated. Tegi. Oli väga austatud. See on palju paistab mõte. Lord teeb väljapanekule tiiru peale. Vestluses Indrek Tarandiga ei minda mööda ka vabariigi aastapäeva pidustustest Narvas. It's a very noble course, like Richard the Lionheart, Thomas Hendrik Ilves is going towards Eastern Front, which is a very noble thing to do. And obviously his knights and ladies must be there. Ma kindlasti loodan, et keegi ei saa nii üliväga pahaseks, et ta sooritab pahatahtliku ründe, et mõni süütu sirõkk või mõni selline mees. Alarm on peal. Ja, ega me siin ei saa museaalidega riskida, et selles mõttes on muidugi kõik need, nad ei paista silma, aga need süsteemid on muidugi kõik olemas. Väljapanek Harju tänaval jääb avatuks umbes 3 nädalaks.